Tere! Räägime... Jälle ma vaatasin vales kohta. Tere! Räägime täna kadedusest, eetikast, üldse sellisest tagarääkimisest ja mõtlesime, et natukene valgustame võib-olla seda teemat, isiklikust kogemusest võib-olla ka natukene. Ja on sul, kuidas sul kogemus on? Mulle tundub, et siin Soomes on seda väga palju. Ei noh, kui ma nüüd tagantjärgi hakkan mõtlema, eks endal ole olnud ka mingi aeg seda. Ja mida aeg edasi, seda rohkem hakkasin pigem teistest seda märkama. Et aga kui ma nägin teised hakkavad nagu taga rääkima, siis see hakkas mind nagu mingis mõttes ärritama. Aga kuidas see jõudis sinuni? Et teised nagu, et sa said teada, et teised sind taga räägivad? Ei, nagu kaks sõpra, üks helistas mulle ja siis räägib, et kuule, me siin teise sõbraga mõtlesime, et mingitest minu asjadest sealt. Oma vahel mõtlesite, miks te ei võinud seda, kas sina siis või teine, et miks te ei võinud nagu minu käest otse küsida, et miks te nagu eraldi nagu oma vahel järeldate, kuidas mina mõelda võin, mingid siuksed asjad. No ja sealt edasi siis ma hakkasin nagu vaikselt aru saama, et mida mul endal on ka kindlasti olnud varasemalt, kui enda elu on nii igav, pole sellest nagu mitte midagi rääkida, siis hakkad teiste elu rääkima, et see tihti kipub nagu sealt pealt minema, et sealt on see pigem tulnud vist, ma arvan. See on kindlasti mitu tahku, miks inimesed seda teevad, et üks on see, et mul on nii igav elu, teine on see, et päriselt ma ei vaata oma elu peale üldse, et ma ei taha tegeleda nende probleemidega, mis mu elus on, ma ei taha seal midagi muuta, aga siis ma tean täpselt, kuidas tema peaks seda tegema. Jah, eks see on ka kindlasti. Sest vaata, kui sa kellestki räägid halvasti, siis sa ju tahad parem olla. Sa tahad ju ennast tõsta, eks ju, sellele inimesele, kellele sa räägid, eks ju, sellest teisest inimesest halvasti, on ju. See kuidagi sinu enda silmis tõstab sind, on ju. See on nüüd ise asi, kas sa selle teise inimese silmis ennast tõstad. Sest tal tekib omakorda mingisugune järeldus, on ju. Ahah, vaata, sõltub sellest, kui palju ta sind tunneb ka, on ju. Et okei, väga tark jutt on ju, aga millisel määral sa ise enda elus seda kasutad, mida sa praegu räägid, eks. Aga kui nüüd täiesti võõras inimene hakkab rääkima nagu võõrale inimesele kellestki halvasti. No see on küll nagu aru saama. Et see on huvitav, on ju. Et seda juhtub tavaliselt siis nende nii-öelda professionaalide vahel, eks ju. Kes on, ma ei tea, kas sul on töövaldkonnas olnud sellist. Üks on see, kuidas sõbrad oma vahel, eks ju, räägivad üksteisest, aga hoopis teine asi on see, kui kolleegid mustavad ja sarjavad üksteist. No siin Soomes on see suht tavaline. On, eks? Jah, see isegi ehituse peal täpselt samamoodi. Sa oled nagu nii kaua, kui sa oled seal samas tiimis ja kui sa peaksid ära minema, siis kajastub seda nagu eriti, muidu oled nagu kõik on äge ja siis, kui sa peaksid sellest tiimist nagu välja astunud, ma ei tea, kas siis toimub see mingisugune nende inimeste enese hinnangu langus, et ma nüüd lähen edasi, et ma ei jää nendega, et siis ma olen tulnud nagu tagantjärgi kuulnud teiste käest, et kurat, tegelikult vaata, ta tegi seda, ei teinud kõige paremini ja hakkavad mingisuguseid vigu otsima, mida siis, kui sa seal töötasid, ei olnud ja siis, kui sealt ära läksid, siis järsku nagu just kui tekkisid tagantjärgi sulle need külge. Mingid siuksed asjad. Aga see võib küll, see on hea point, et kui sina nagu sõltub sellest, mida sa siis lähed edasi tegema, et sa astud sealt välja, võib-olla lähed ettevõtjaks näiteks. Väga paljudel ei ole seda julgust hakata üldse ettevõtjaks. Ma ei tea, kas see on julgusega seotud, võib-olla ka ettevõtlikkust või? Eks seal on nagu mõlemad. Inimesed, ma arvan, tihti nagu jäävad sellesse mugavusse kinni. Et nad ei tee seda pigem selle pärast, et siis ja hirm vastutuse võtmise ees. Et ikkagi, kui sa oled see tööline, sa saad alati süüdistada, et mul läheb kehvasti sellepärast, et mu tööandja on kehva. Aga unustamata ära seda iseenda rolli seal, et huvitav, kas sa sinna tööle, ettevõtja pani sind oma firmasse tööle või sa läksid ise sinna seda tööd otsima. Et noh, eks sealt tuleb ju samamoodi kuuled seda siukest
tagarääkimist ja seda ka, et see on teine asi, et tullakse tööle ja siis järsku ülemus muutub nagu viimaseks mölakaks maailmas. See on väga huvitav. No ma arvan küll, et see on rohkem nagu see enda ebapiisavuse peitmine sinna, et kuidagi räägid teistele, kui sitt töömees oli tema, eks, aga vaadake mind, on ju. Ja, just. Et ma tõstan ennast esile, et kui tark ma olen ja kui palju ma tean, eks ju, sellest asjast, on ju. Aga minu arust on kõige hullem see, et inimesed jäävad kuidagi nagu seda ühte osapoolt uskuma. No mul täna küll, kui keegi hakkaks nagu samamoodi läbi teise mustamise ennast tõstma, siis mina juba nagu, ma arvan, ma näen nagu selle läbi, et kohe tekib mul endal küsimus, miks sa seda teed, et kas sa ei ole endas kindel või? No vaata, sa oled endaga päris palju juba tegelenud, eks ju, aga väga paljudel inimestel kohe nad võtavad kuidagi sellest kinni ja nad loovad kohe enda mingisuguse arvamuse sealt siis toetudes sellele, mida siis kellegist räägitakse ja nad ei hakka ka nagu küsima, et kuidas see päriselt oli ja mis eesmärgil see inimene seda üldse teeb. Et kuidagi nagu siin ühiskonnas on nii palju draamat, on ju? Et kui kellestki võõrast inimesest räägitakse, siis inimesed kohe lähevad, süttivad ja siis hakkavad kohe kaasa rääkima, oi, et on ikka hull asi küll, eks ju. Aga nad päriselt ei tea ju seda iva, mis seal päriselt oli. Ma arvan, et tihti nagu vist väga kedagi ei huvitagi. See on huvitav minu arust. Pigem on see, ma ei tea, võib-olla on pigem on seal see huvi taga, et kui kedagi siis nagu mustatakse, et see justkui tõstab seda inimest, kes seda juba kuulab, tõstab nagu natukene tema enesehinnangut. Vaata, ma mõtlesin, mina olen kõige hullem sitapea. Tegelikult see võib-olla on veel hullem kui mina. Võib-olla ka, jah. Just. Mingid siuksed asjad. No siis on veel vaata sellised inimesed, kes on sellised narsissistliku käitumisjoontega, eks ju, nad on sellised teevad ennast hästi haledaks, nad on hästi suured ohvrid ja siis nad räägivad, kuidas neil on liiga tehtud, on ju, aga nad kunagi ei räägi sellest, mida nemad tegid, eks. No, jah, nagu ja siis nendel on niisugune nagu mingi šarm on ka mingite inimeste üle ja siis nad kuidagi nagu võluvad ära need inimesed, et nagu enda tiimi, eks ju. Et see on ka selline kaval selline mäng. On absoluutselt, empaatiline inimene ikka juba sellega, et oi, teisel läheb halvasti, et ta juba hakkab kaasa tundma vaata sellele, et ma arvan, et see on see kindlasti, et just selle kaastunde peale nagu mängimine, et vaata, et mul on ikka nii raske elu, eks ju, ja vaata siis, mida minuga tehti, on ju, et issand kui õudne, on ju. Et need inimesed on küll kõige hirmsamad inimesed üldse, on ju, maamuna peal. Aga jah, kui nüüd professionaalsest sellisest mustamisest rääkida, siis ausalt öeldes on see on ikka kurjast. See on ikka väga kurjast. Et inimesed mõelge selle peale, et miks keegi oma kolleegist midagi sellist räägib. Seal on alati põhjus. Ma mõtlen nagu teraapia, psühholoog, arst, kelle nagu eesmärk peaks olema nagu inimeste aitamine, et siis minul tekib küll küsimus sealt, et kui palju sa siis aitad sellega, kui sa mustad teist inimest, et sa ju see on nagu üks ühele. Ma üritan nagu ühte inimest ma siis aitan ja teist inimest siis mustan, et seal on ju pluss miinus null on see lõppkokkuvõttes see kasutegur, et siis tahaks küsida, et miks sa üldse selle asjaga tegeled, et no, seal on minu arust on väga suur osa see kadeduse teema, et kuidagi me elame hästi palju siin selles puudu tundes, on ju. Kõik on puudu kogu aeg. Kõik kardavad konkurentsi. Tohutu konkurentsi hirm on ju. Et kui keegi teeb seda sama asja, siis ilmselgelt on ikka hull asi küll. Nüüd minu kliendid lähevad kõik talle ära, eks ju. Ei ole ju päris. No ilmselgelt ei ole. Ma ei tea, võib-olla ehituses on siis või? No ma ei taha seda ka uskuda. Et keegi läheb firmast ära ja võtab kõik kliendi baasi kaasa. On see võimalik või? No võt, kui võtabki, siis see on jälle, ma arvan, mingis mõttes ettevõtja mõtlemise koht,
et järelikult see ettevõtja ise ei olnud piisavalt hea ettevõtja, kui minnakse selle töölisega kaasa, et noh, ma nagu mõtlen pigem selle poole pealt. Et aga kui juba Eestis, ma just vaatasin hiljuti mingisugust klippi, et Eestis sureb 16 000 inimest, noh, et kui palju siis ikkagi on vaja muretseda, et keegi sult nagu 1 300 000 inimesest nüüd ära võetakse siis sinult 2-3 inimest, isegi 10 inimest võetakse ära, siis jääb 1 300 000 veel klienti alles, et no ma ei tea, vaata ehitusvaldkonnast ma nagu nii täpselt neid asju ei tea, aga nüüd see aga seda kindlasti on loomulikult. Teraapia osa ja nagu ükskõik millise valdkonnas, kus sa tegeled inimestega, siis need kliendid, kes sulle tulevad tavaliselt sinu energia peale, eks ju. Ma mäletan, kui mina esimest korda teraapiasse läksin, siis ma võtsin lahti mingi lehekülje, kus oli mitu terapeuti ja ma lihtsalt tunnetasin, vaatasin pildi järgi, et kes mulle sobiks. Ja ma valisin niimoodi, sest sa ei oska ju, sa ju ei tea, eks ju, nendest terapeutidest midagi, nad on kõik sulle võõrad, kui sa alustad üldse, siis sa ikka valid selle järgi, kes tundub sulle nagu sinu inimene rohkem, on ju. Ja mul väga nagu näkkas. Mul on ka veel näkanud. Jah, et ma olin väga rahul ja ma olen väga tänulik sellele terapeudile, aga samas mingi teine inimene jällegi vaatab teda ja ütleb, et üldse pole minu inimene, eks ju. No ongi, jah. Et see ongi nii, et igale terapeudile on oma klient. Ja kui on siin kõrval keegi teine terapeut, siis minu klient üldiselt ei lähe sinna teise terapeudi juurde, eks ju. Eriti kui nad on oma olemuselt hästi erinevad, eks. Et siis, no see on nagu vaata amborst, eks ju. No et sul on vaja mingisugust turvatunnet seal ja siis sa lõpuks jäädki käima selle arsti juurde, kes on sinu jaoks kõige turvalisem, eks. No isegi juuksuriga täpselt samamoodi. Juuksur samamoodi on ju, massöör samamoodi minu arust, väga minule isiklikult küll on, ma ei kujutaks ette, kui ma peaksin käima iga kuu erineva massööri juures. No võib-olla on see kogemus ka omaette, aga mul on hästi oluline, et mul on üks inimene, kelle ma olen leidnud, kes teab minu keha ja kes tunneb mind. Ja see on mulle oluline, ma ei lähe niisama vahetama, eks ju. No sellega meenub mulle isegi ettevõtte kindlustused näiteks. Ma mingi aeg vahetasin, kuna siin oli üks eestlasest kindlustuse agent. Läksin nagu temaga, kui ta vahetas töökohta, läksin temaga kaasa ja siis oli, ma mäletagi, kuidas ma selle inimesega nagu tuttavaks sain ja sain teise agendi ja peale seda kõik ma nagu temaga tekkis, ma pole teda, ma ei tea, kas ma oma silmaga üldse näinud, ei korra vist olen, tekkis sihukene mäts, et peale seda tulevad erinevad kindlust, kuna me tahame sulle pakkumist, ei aitäh, mul on oma agent olemas, kõik üllatunud, aga me teeme odavalt, ma ei usu teie see isegi 10 eurot või on see 100 eurot odavam, see nagu ei mängi mulle rolli, sest et sellel inimesel on need väärtused, mis mulle nagu mätsivad ja kogu lugu ja ma olen kõik kindlustused saatnud nagu teised kuu peale. No võt isegi seal, eks ju, on sul oma, et selles mõttes siin, minu arust ei ole siin olemas sellist asja nagu konkurentsi. Noh, tegelikult küll, jah. Aga ma arvan, meil on see palju seda puudustunde värki ja siis no see on pigem võib-olla see, et inimene on ise, ta võib-olla ei tunne ennast väga kindlalt oma alal, on ju. Ja siis ta vaatab, et tal läheb paremini kui mul. Ja siis, kui ta näeb, et tal ei hakka minema kohe nii paremini, nii sama hästi või siis veel paremini, eks ju, siis tekib selline nagu mingi viha. No jaa, aga vaata, paljud siis inimesed tahavad, nüüd võib-olla tänasel päeval natuke rohkem, paljud võtavad seda vastutust, et äkki on minus endas viga, ikka mõistlikku, ikka otsitakse see viga kelleski teises ju. No võib-olla ka see, et näiteks kui siin, ma tegelen selle hingamisringidega, eks ju, konstellatsiooni gruppidega, eks, et ei ole niimoodi, et sa õpid ja hakkad neid gruppe tegema ja sul on järjekord ukse taga, noh.
ma arvan, et see ei ole ka ehitusvaldkonnas niimoodi, et kui sa hakkad ettevõtjaks, siis sa hakkad klientuuri koguma ju kõigepealt. See ei ole niimoodi, et nüüd ma olen nüüd ettevõtja, voilà, eks ju, mul on nüüd järjekord seal, eks ju, ma saan ise validagi oma kliente, no ei ole nii, on ju. Et sa pead ikkagi mingi aeg nagu tegutsema sellel alal ja siis hakkavad need kliendid ju tulema alles. Sealt nad tulevad ju ka läbi sinu, see kuidas sina oled, kuidas sa inimestega suhtled, millise mulje sa nendele jätad, et see tuleb nagu, jälle mulle meeldib kohe sellest tuua siia näiteid enda puhul, et kui ma olen nagu ettevõtjana 10 aastat tegin praktiliselt üksi, siis ma võtsin mõned töölised, nii raske töölisi müüa. Nii kui helistasid tuttavatele, kuule, kas sul mingid tööots on või? Sulle ikka on. Ma ise ei tule, et mul oleks töö. Kuule, siis ma pean vaatama, võib-olla saame ise hakkama. No võt jah, on küll. Ehitusvaldkonnas on ka, et väga paljud ei tee väga kvaliteetset tööd, ja siis nad tahavad ka, et oleks kindla peale minek, eks, kus nad maksavad natukene rohkem, aga nad teavad, et saab usaldada, eks. Et seda ma arvan küll, et on nii. Aga jah, seda on nii palju sellist, ja nagu sõprade hulgas on ka, eks ju, kuidas nagu räägitakse väga halvasti, et näo eest tehakse nagu head nägu, aga siis nii kui selja pöörad, siis nagu räägitakse nii inetult ja nii halvasti. Ja seda teevad täiskasvanud inimesed. Oled sa kindel? Selles mõttes, et sa ju vaatad, täiskasvanud inimene, et miks sa teed seda päriselt, milleks sul seda vaja on? Et kui sul on kellegiga mingi probleem või et mingi ütlemine või mingisugune konflikt olnud, siis tuleb selle sama inimesega ära lahendada see konflikt ju. See ei lahenda ju, kui sa lähed kellegile teisele rääkima. Me isegi oma kaaslasega ei julge seda konflikti tihti lahendada. Ammugi veel. Aga sa ei lähe ju sellest konfliktist ju mingi suvalisele inimesele rääkima ju, eks ju, et kuule vaatame jõukene nõid mu naine on, eks ju, ta nagu tegi seda ja seda valesti ja siis ta ei saa must aru, et sa ei tee ju sükest asja. Kuigi selliseid asju on ka, ma arvan. No tõenäoliselt, jah. Kus sarjatakse oma kaaslasi. Et jaa, see on kurb. Ja tõesti siin Soomes on kuidagi see, ma ei tea, et see Eesti kogukond on vist nii väike siin, siis see paistab eriti kuidagi silma ka või? Samas on vist soomlaste seas ka seda, et soomlased on kuidagi eestlaste peale kadedad. Seda on ka kindlasti, absoluutselt. Sõltub muidugi soomlasest, eks. Mul endal oli ka, ma ei mäleta, kus ma töötasin Soome firmas oli ka mingid mingisugused etteheitmisi ja ma ütlesin ka kohe, et aga miks sa ei ütle talle? Ei, et nagu pigem jäi see, et me rääkisime oma vahel ka mingisugune teema, et inimene läks nagu töölt ära ja siis hakkasid nagu mulle sellest rääkima firma juht ja. Vaata, kui huvitav see psühholoogiliselt, et see ei lahenda olukorda. Aga ma saan kuidagi enda seest välja midagi, eks ju. Aga samas see olukord jääb ju samaks. No jah, ma ei tea, võib-olla seal tekib see enesehinnangu, kui kas nüüd keegi läheb töölt ära või sa lased inimese lahti, siis tal tekib mingi solvumine või tekib mingi ebakindlus, et kui ma nüüd lasen inimese lahti, siis ma olen halb inimene. Kui keegi läheb ära, siis ma olen jälle halb inimene ja siis nagu see on nagu vaja äkki ennast õigustada ja siis nagu hakatakse rääkima, et see võib ka sealt olla, et. Ja võib-olla need inimeste hästi suured ja kõrged ootused ka on need, mis nagu lõpuks panevad pettuma, eelkõige iseendas on ju. Ja siis muidugi, ja siis ei taha ju kaua enda peale pettunud olla, eks ju, siis ma olen pettunud selle teise peale, eks. No ikka, jah. Siis on nagu lihtsam. Sealt ju tuleb ju, kui me kogu aeg enda peale, siis tuleb see hirm üles, et siis meid hüljatakse ja me pärast üksipäin, et parem on ikkagi see süüdlane kuskilt mujalt otsida. No jaa, aga vaata, mina näen seda asja niipidi, et kui sa nagu tegeled sellise mustamise ja laimamisega, siis sa lõpuks sa teed seda nagu ise endale. Lõppkokkuvõttes, loomulikult. Sest see ühel hetkel see tuleb ju mingit pidi ikkagi välja, et sellel asjal on alati 2 poolt.
no see ka On ju? ja. Et kui sa nagu kogu aeg mingisugust inimest kogu aeg laimad ja teed maha, siis kellelgi ikka seltskonnast hakkab tekkima üks hetk küsimus, et aga miks kogu aeg nagu sellel teemal rääkida? Et mis siin taga on, eks ju, ja siis hakkavad küsimusi küsima. No see ka kindlasti, aga ma arvan, see juba no see energia jutt on nagu natukene võib-olla see esoteeriline, aga lihtsalt varem või hiljem see inimene ellu tulevad ka need inimesed, kes teevad tema endaga ka samamoodi. Siis võib-olla tekib see mingi märkamine, et kui tekib või on siis jälle seal ka see, et kurat, küll see inimene on ikka halb, räägib minust halba, aga ei pane nagu ise tähele, et halloo. Teeb ise seda sama asja, eks. Aga tavaliselt see nii ongi vist, eks. Et me ei märka neid, mida me ise teeme ja siis saame seda teises inimeses näha ja taunida. Et on ikka siga küll, eks. Ja. No üldiselt see dünaamika niimoodi käib, et me hakkame nagu tõmbama nende sarnastega. Mingis mõttes loogiline see on ju. Et kui sul ikka kellegiga väga näkkab ja siis te räägite kogu aeg mingist kolmandast isikust ja lähete hästi äksi täis veel sellest, on ja siis on kindel variant see, et see inimene läheb sealt välja ja ta läheb kellegi teisega sama asja sinuga tegema. No, absoluutselt. Mis see nüüd teistmoodi peaks olema? Eks, jah. Aga noh, ma mõtlen nagu seda, et kui on inimene õppinud ja on vaimsel teel ja enesearengu teel, eks ju, et siis kõik need vaimsed seadused peaksid olema sul ühel hetkel nagu selged, on ju. Et kõike, mida sa teed sa ise endale. Et sa võid mingil hetkel teha kahju kellegile teisele, eks ju, aga lõpuks hakkab see lumepall veerema sinu poole. No see on küll, jah. Ma olen ka nüüd hiljuti just neid asju kuulnud, et see tundub eriti kummaline, kui terapeudid nagu seda teevad, et ei saa nagu täpselt aru. No see on lubamatu, see on päriselt lubamatu. Ükskõik kui antipaatne sul keegi kolleegidest on, sellist asja teha on tõesti väga lubamatu. Et sul istub klient toolis või siis ükskõik, kes sa oled sa massöör või oled sa juuksur, oled sa ükskõik kes, ja siis sa hakkad lihtsalt sarjama ja mustama oma viha lihtsalt välja elama selle kliendi peal, nagu rääkides sellest kolleegist, keda sa vihkad. Et noh, ja see klient ju maksab sulle no see ka enda aja eest, eks ju. Ja siis sa pühendad oma aega oma viha välja elamise peale kellegi kolmanda peale, et see on nagu see on üks asi, mis minu mõistus nagu väga ei võta kinni. Ja ma mõtlen sama, et kas nagu mingisugust eetikakoodeksit nagu ei ole? On, kõik eetikakoodeksid on täiesti olemas. Ma ei tea, kuidas ehitusvaldkonnas on sellega, aga üldiselt on kõikidel psühholoogidel, terapeutidel on olemas eetikakoodeksid, mida peab järgima. Ja kui sa nüüd oled selle kõik läbi lugenud ja ikka teed seda, no siis on küsimus, kas sa nagu väärid seda öelda enda kohta, et ma olen terapeut. No just. Et see võiks olla nagu ikkagi iseenesest mõistetav juba, kui sa seda ala lähed nagu õppima, et ma just see on elementaarne. Seal meie teraapiakooli grupis ka küsisin, et ma just huvitav, et kui inimene läheb nagu arstiks õppima, et kas siis esimene loeng on nendel see, et tudengitele siis õpetatakse, et inimest ei tohi tappa. Sinu eesmärk on ravida ja aidata teda, mitte vastupidi. Mis tundub nagu mingis mõttes ebaloogiline, et siukest peab tegema üldse. Et minu arust juba see, kui sa selle ala valid, terapeut, arst või psühholoog, et no see eetika võiks juba nagu endal siin ilma ütlemata juba kõrvade vahel valmis olla. No see on nagu, kui sa lähed juba õppima sellist asja, siis see peaks olema sinu sisemine eetika juba, eks. Et see peaks olema nagu nii elementaarne asi, et sa ei pea isegi lugema läbi seda eetikakoodeksit seal, eks ju. No seda ma just mõtlengi, et kui sa lähed arstiks õppima, vanasti anti ju Hippokratese vanne, eks ju. Ma millegipärast arvan, et siiamaani ikkagi käib see sinna asja juurde. Vähemalt võiks käia, eks ju. No loodetavasti käib, või vähemalt võiks käia, jah. Et seal on ikkagi ju see on nagu, sa tegeled teise inimese eluga, eks ju.
sa tegeled teise inimese teraapiaga, noh, et siis see on nii elementaarne, et see on niisugune väga intiimne asi, eks ju, et see ja sellega sa ju tekitad kliendis ka sellist vastuolu, et kui üks terapeut teeb midagi sellist, et ta mustab kedagi teist oma kolleegi, siis see klient hakkab kahtlema üldse selles maailmas. No absoluutselt. Muidugi mis asi see praegu toimub siin, eks ju? Et mis see, et kas see terapeut siis nagu, kes seda teeb, et kas ta nagu mingisugust tulevikuvisiooni ei ole, et või kas ta siis mõtlebki, et tema kliendi, nii-öelda siis ikkagi kliendi baas koosneb üle sellest, et mustates teisi, et siis võtan nagu no, see on huvitav üle, küsimus. Et noh, selle, ma ei tea, kui pikalt kõnnib selle siukse ülesehituse pealt, et sa et kolleege mustates siis võtan kliente üle, et ma ei tea. Või siis võib-olla mõni mõtleb niimoodi, et nagu ise ei saa, aga ei taha, et tal ka on. See võib ka olla, jah. Ja. See võib ka olla. Nagu koer heintel on ja ise ei söö ja teistele ka ei anna. Aga seda on ka väga palju siin elus. Vaata, paari suhtes on ka niiviisi, et vahest on nii, et mõtled, et miks need kaks koos on. Et küll üks räägib, et nii paha on kõik selle paarilise juures, aga ära ka ei lähe. No, siis on see, et ise ei taha, teistele ka ei anna, eks? Ja, absoluutselt, jälle sama asi, just. Et võiks siis ju inimese vabaks anda või siis tekib äkki mingisugune armukadedus, on ju. Just ütles, et issa, mul on täitsa ükskõik sellest inimesest, on ju. Aga siis ühel hetkel oled armukade, et kus see nüüd tuleb, on ju. Eks? See on jälle see kadedus, kadedus. No mille peale see kadedus ollakse siis? Kui sa seda inimest ei taha, mille peal sa kade oled? No ma arvan, et see inimene, kes elab sellises suhtes, kus ta oma partnerit siis väidetavalt ei armasta, ei taha, kõik on nii halb, on ju, seal on mingi vale sees, kui ta ära ei lähe sealt. Järelikult midagi talle siis ikka väga sobib ju selles suhtes, sest muidu ta ju läheks ära, eks. Ja siis on väga hea jälgida seda, et kui see partner hakkabki ära minema, ühel hetkel saab aru, et kaua ma siis olen, mul on ju nii halb, eks ju, ma lähen siis ära, ja siis see hakkab see teine partner, kes temast taga rääkis või kes kogu aeg ütleb talle, et sa oled ikka täitsa nõme, eks ju, siis hakkab ta tagasi tõmbama. Hirm tekib, äkki lähebki ära. Sellega mul meenub, Anu saatis mulle ühe siukse video. Mees istub, läheb kööki laua taha ja siis naisel supp on vale ja kõik asjad on seal kodus vale. Ja siis naine ütleb, et tead, mul aitab sellest. Et ma jätan su maha, ma lähen minema. Mees, ei. Ma tulen kaasa, kui sa ära lähed, et kust ma siis tean, kus mu trussikud on ja muud asjad. Ma räägin, et alati on midagi, mis sobib ikka. Ja siis ma Anule saatsin sõnum, ta saatis mulle selle video, siis ma saatsin talle vastu selle, et pea meeles, kui sa ära lähed, siis ma tulen kaasa. Et sama teema, jah. No, võt ongi, aga paljudel inimestel on vaja kasutada teisi inimesi prügikastina. Nõme. Kui sa nagu näed seda maailma sellisena, et terve maailm kiusab sind kogu aeg ja siis need kolleegid on ka nõmedad, on ju, et nad võib-olla nendel läheb natukene paremini või siis, mis iganes seal on, eks ju. Et siis nad nagu kasutavad neid inimesi, kelle nad lähevad siis sarjama ja mustama seda prügikastina, eks ju, et mõelge inimesed, et kui keegi midagi sellist teeb, siis sa oled see prügikast päriselt sellele inimesel, kes sarjab kedagi teist, et ta laob oma selle sisemuse, mis tal siin on, eks ju, siis sulle, võta nüüd, palun, ja siis sa veel maksad raha ka talle selle eest, on ju. Ja, see on hea point. Et ta teeb päriselt ise endale teraapiat sellega, kasutades ära oma klienti, on ju. Et saada natukenegi kergendust, sest ma kujutan ette, et sellisel inimesel on sisemuses ikkagi hästi sükane, nagu mürgina olla, eks, toksiline enda sisemaailm, on ju, ja siis ta laotab selle välja, niimoodi, on ju, sellele teisele inimesele, ja need partnerid teevad seda sama asja, eks. No, et nad kogu aeg vinguvad ja virisevad oma naise või mehe kallal ja siis ta mõtleb, et ta teeb sellega oma olukorda kuidagi kergemaks, aga see on ainult korraks.
on ju. Aga see on jälle niisugune nagu harjumuspärane vist käitumisviis, eks ju. Et ma olengi harjunud niimoodi käituma teiste inimestega ja ma ei näegi muud võimalust teistmoodi käituda. Võib küll olla, eks me ju mõlemad teame seda, et ikkagi sealt perest oma vanemate pealt õpime seda vist üldjuhul, ma arvan isegi need asjad, et ma kuulasin just kuulen väga palju venelaste psühhiaatrite ja psühholoogide ja psühhoterapeutide podcast'e, et siis seal nad räägivad ikkagi nagu väga hästi sellest igasugustest nagu paarisuhete ja suhete dünaamikatest. Nüüd mul läks mõte ära, mis ma tahtsin öelda. Millest me rääkisime? Nüüd nii kui sa küsisid, siis läks mul ka ära. See on ju huvitav, kuidas räägid seda täpselt, mida sa tahad öelda, aga siis läheb nagu vahepeal mõte ära, et ei tule praegu. Paarisuhte podcast ja venelaste neid psühhoterapeute kuulan, nendel on hästi palju igasuguseid podcast'e igasugustel teemadel. Et kui oskad vene keelt, siis on väga hea. Üldse keeled on oskus ja väga rikkus. Aga ei tule, mul läks praegu meelest ära, mis ma tahtsin öelda. Aga las see praegu olla, räägime siis edasi. Äkki tuleb tagasi. Et mina hindan siin elus ükskõik kui valus ka ei ole või ükskõik kui ebamugav või ebameeldiv ka ei ole suhetes. Konfliktid on alati areng. On ju? Ja konflikt ei tähenda seda, et seal peab tulema agressioon taha. On ju? Et sa võid olla vihane, see on täiesti loomulik, et inimesed vihastavad aeg-ajalt, on ju. Aga see, kuidas sa seda viha väljendad, seal on erinevad viisid, et sa ei pea minema kellegile kallale kätega, eks ju. Sa ei pea nagu hakkama vinduma enda sees, vaid sa lihtsalt lähed ja ütled, see olukord praegu tekitas minus viha ja me räägime selle lahti, on ju. No loogiline oleks, jah. Ma arvan, et tihti ikkagi ei tehta. Ja väga paljud inimesed ei tee seda, sest nad kardavad konflikti. Sest nad seostavad seda konflikti agressiivsusega. Jaa. Eks? Et sellepärast on meil viha on kuidagi keelatud siin ühiskonnas. Viha tehakse halvaks, sellepärast, et sinna pannakse taha kohe see nagu vägivaldsus või agressiivsus. On ju. Aga samas on viha üks baastunnetest meil. No võt. Minul on nagu, ma ei tea, mul on mingi aeg oli tunne, et ma olen nii palju oma elus vihane olnud, et ma ei taha rohkem vihane olla. No sa oled manifestor, sul ongi see sinu elu teema. No seda küll, jah, aga ikkagi. Ja nüüd baas olemus oli see või? Baastunne. Baastunne. No, ja nüüd... Viha on see tunne, mis viib elus inimest edasi. Viib muutustele ja aitab piire seada. No, selle vihaga tuleb praegu ettevaatlik olla, siis mõni võib hakata vaatama, et võt, tagarääkimine ongi oma viha väljendusviis. See on vale viha väljendusviis. See on nagu väär arusaamine asjast. Et kui ma olen sees vihane, siis kui ma selle lihtsalt nagu välja elan niimoodi, et ma keen seest ja lihtsalt nagu räägin inimesed ei räägi tõde, kogu tõde ei räägi, seal on alati pool tõde, eks ju, seal on alati selle inimese versioon asjast. Pool sellest jääb ju 50% jääb rääkimata, siis see on teine pool on ka seal suhtes alati, eks ju. No see ka veel niikuinii, aga eks... Ja ta ju teab seda, eks ju. Alati see inimene teab seda, et seal on ka veel teine pool ja see teine pool ei pruugi üldse seda asja nii pidi näha ja kindlasti ei näegi, eks ju. Kindlasti ei näegi. See on nagu vastupidine, eks, tavaliselt. Eks ikka ole ju. Kas sa näed 6 või 9? No just, et mõlemal poolel on õigus, on ju? Oma vaatenurgast. Ja kui sa sellisel viisil oma viha välja elad, ega siis sul ei lähe paremaks. Sest paremaks läheb alati siis, kui sa lähed ja räägid selle inimesega, kellega sul oli konflikt, selle asja lahti, ilma agressioonita. Ma arvan, et tihti nad ikkagi inimesed ei oska see rääkimine tekib see, et tuleb see ikkagi see kaitse, et ma nendes vestlustes tuleb, et nüüd, mida ma nüüd tegema, kas ma pean ennast kaitsma või ma hakkan ennast ründama, et
tihti isegi kui räägitakse, siis ei suudeta olla nagu see mingis mõttes kärbes, et seinal, et nagu siis tekitada mõistmine ka selles teises pooles, et sa nagu lähed võib-olla rääkima ja sa oled selles nii-öelda oma versioonis nii kõvasti kinni, et eks see kõik siukene rääkimine, see on siuke, oleneb täitsa inimesest, et kellega see võib-olla töötab, igaühega võib-olla see isegi ei tööta. Aga seda teha võiks ikka, et no minu arust abiks on alati ikkagi see, et sa lähed ja ütled nagu konkreetselt selle inimesele välja, et mida ma sellest asjast arvan. See on selge, jah, pigem ikkagi rääkida. Et me ju tahame lahendust asjale saada. Me ei taha ju eluaeg ju vinduda enda sees ja siis kogu aeg elada, sa kogu aeg annad energiat sinna sellele inimesele ju, on ju. Et kuigi sa arvad, et sa võib-olla räägid selle endast välja, siis päriselt sa kogu aeg, kui sa enda sees vindud edasi, sa annad energiat sinna. Kogu aeg su energia voolab kuskile ära. Ja siis sa oled väsinud, siis sa oled haige, siis sa oled, ma ei tea. Ja, ei, see on õige. Depressiivne, negatiivne, mis iganes, kõik jutud on seal, on ju. Et see on nagu, inimesed jah, võib-olla saavad valesti aru sellest vihaga kontaktis olemisest. Et viha on hea asi, viha ei ole halb asi. Aga kui ta jääb vinduma sinu sisse, siis on väga halb. No võt, kui paljud meist seda teadvustavad üldse? Vähesed, kahjuks. Väga vähesed. No mina olen enda puhul täheldanud küll seda, et seda ausust inimesed väga ei talu. Et sellist otsekohesust või räägime asjadest nii, nagu nad on, seda väga vähesed üldse nagu taluvad. Ei tea jah, miks tegelikult. See on nagu see mingis mõttes, mul meenus kohe see sinu, kas oli see tänane see postitus, et usuvad seda, mida ei peaks uskuma ja ei usu seda, mis nagu õige on. Et ei tea, miks see niimoodi on. Tuli meelde, see oli see üks meesterahvas, üks psühhoterapeut rääkis seal sellest, et meile jäävad lapsepõlvest meelde, et meil on ju väga palju ka positiivseid asju seal, eks ju, lapsepõlves. Aga meie närvisüsteemi jäävad pidama just need negatiivsed. No see on mingis mõttes ja loogiline. See on ka see põhjus, miks inimesed elavad selles negatiivsuses siin, sest nad on nagu juba lapsepõlvest harjunud sellega, et see negatiivsus juba on nagu sisse kuidagi süstitud meile, eks. Et seda negatiivsust, see on valus tavaliselt, kui näiteks vanemad karistavad sind, on ju, või kui nad ütlevad sulle halvasti, siis ja lapsele öeldakse veel ka, et sina üldse räägid siis, kui kana pissib, on ju. Ta ei saa ennast kaitsta ka, siis ta lihtsalt neelab alla selle vanemate viha ja siis see jääb sinu süsteemi, on ju. Ja siis see positiivne, seda siis on, hea kui on, eks ju, tavaliselt seda ei ole, vanasti oli veel selline uskumus, et kiita ei saa ja läheb uhkeks, on ju, või siis läheb laisaks. Ja. Et siis kiidusõnu ei anna, on ju, ja isegi kui sa paar kiidusõna annad, siis need lähevad kuidagi ühest kõrvast sisse teisest välja, sellepärast et see negatiivne tagasiside on lapsele teinud juba niivõrd palju kahju, et ta on juba ise endale öelnud, sa ei ole piisav. No ja siis ta toidab seda kogu aeg enda sees. Sa ei ole piisav, sa ei ole piisav. See on see sisekõne, tuleks ka nagu palju jälgida seda, milline see sisekõne on. Paljud, ma ei tea, kui paljud seda üldse märkavad oma see seda on nii automaatne lõpuks, et sa isegi ei märka seda, et sa seda endaga teed. Aga kui see on juba nii väikesest peale sinu süsteemis sees, see on nii harjumuspärane sinu jaoks, et see peagi võib-olla seda negatiivseks enam. Et siis sa ei saagi aru sellest. Nii ta on, jah. Aga siin on see, ma ei tea, kas see õnnest, ma arvan, see on mõtlemise koht, et koopaeg on ammu möödas, et negatiivsusega kaua ei sõida. Jah, et selle pealt ei ole nagu mõtet karta, et mul on vaja ainult seda negatiivsust, et elus püsida. No, siis on veel huvitav hirm, et kui ma hakkan positiivseks oma mõttemustreid kujundama ja mõtlema, siis inimestel tekib hirm, see on tundmatu minu jaoks. Ja kui sul on eluaega öeldud, et elu peab olema raske, siis ma ei oska toimetada seal kerguses. Kohe tuleb uus hinnang, siis sa oled naiivne. Jah, igasugused uued uskumused kohe.
kuidas sa saad, jaa, just, täna oli see üks kommentaar seal, okei, et ei saa uskuda seda, mis on tundmatu minu jaoks, on ju. Ma usun pigem seda, mis on mind õpetatud maast madalast juba. Ja see töötab ju. No vaata, sa ennem rääkisid oma sellest uskumusest, et sa väga hästi märkad, kuidas see töötab. Ja, just. Ja see on see negatiivne, eks ju, uskumus. Aga hakkaks siis harjutama seda positiivset ja hakkaks siis ka märkama seda, et töötab. Selle peale ei tule, eks. Selle peale ei tule ja sinna on nagu raske seda energiat taha saada, sest et sa ei usu seda. No võt, jah, ongi. Et kui sa oled juba mitukümmend aastat elanud selle uskumusega, et noh, peabki olema raske, eks, ei saagi teistmoodi, siis kuidas sa hakkad siis, ma ei tea, 50-selt teistmoodi ümber kujundama seda, et noh, nüüd on elu ilgelt kerge. Jah, ei hakka ju. Keda ma nüüd petan, 50 aastat olen ühte moodi nüüd elanud ja nüüd hakkan teistmoodi elama. Ja tead, siis on see 50 aastat on selles mõttes ka keeruline aeg, et siis inimesed, kes ei ole enne seda üldse nagu endasse süübinud või ei vaadanud enda sisse või enda arenguga tegelenud, siis on väga raske on 50-selt hakata sellega tegelema, sellepärast, et see on kuidagi selline märgiline aeg. See on justkui üle poole elust juba elatud. Järgi on jäänud siis veel seal enamuses, mis see keskmine vanus on. Ära hakka. 75, 80 kuskil. 120 või? No jaa. Et siis inimene peab hakkama nagu endale otsa vaatama, et täitsa lõpmane 50 aastat, kõik need uskumused, mis mul on olnud, eks ju, kõik see sisekõne, kõik need arvamused, kõik need asjad on valed olnud. Siis on väga keeruline hakata sealt välja tulema. No jah, et siis hakkad juba mõtlema, et kurat, ega varsti hakkab aeg otsa saama, mida ma siin ikka aega raiskan uute asjade jaoks. Jah. Mul kunagi käis üks klient, kes sai kõik oma asjad korda, ta oli 45 vist või midagi, ka 50-le läheneb seal. Ja siis kõik oli nii ilus, nii hästi hakkas kõik minema elus, üli hästi. Tegi kõik sammud ära, muutis kõik ära, töökohad, kõik asjad. Ja siis tal tekkis ühel hetkel järgmine probleem. Issand, aga mul on liiga hea. Niimoodi. Ma ka imestasin. Uus probleem on, et ma olen 50 aastat praktiliselt elanud ja ma olen oma elu ära raisanud, oli tema probleem. Ja ma sain alles nüüd teada, kui hea on elu. Ja siis tal oli see probleem, et kui valesti ta on teinud see aeg. Et tal hea on või? Ei, kui valesti ta on elanud oma elu nii pikalt. Ja siis ta hakkas mõtlema nüüd selle peale, ta ei mõtelnud mitte selle peale, et issand, kui hästi mu elus kõik on, eks ju praegu, et naudiks seda kõike, mis mu elus on. Tema hakkas mõtlema selle peale, et aga issand, see eelnevad 50 aastat, kui valesti ma tegin valikuid, on ju, kui valede inimestega ma koos elasin ja kõike muud, eks ju, kui valesti ma mõtlesin, on ju, siis ta hakkas sellele uuesti keskenduma, et jaa. No võt, huvitav on inimese aju, eks. Inimes käib ju niimoodi. Otsin kõigepealt, kas oleks tulevikus mingi jama pärast muretseda. Ei ole, hetkel ei ole. Siis vaatame, mis seal minevikus oli. Sealt ikka midagi oli, et mille pärast muretseda. See on see, et kui probleemi ei ole, küll me siis tekitame selle probleemi, eks. Et inimesed on huvitavad, et see negatiivsus kuidagi nagu müüb paremini. Jah. Kui positiivselt. Aga see on lihtsalt nii harjumuslik. Jah, huvitav. Ja samas ei ole hea olla. No ei ole, jah. Sest ma arvan, et inimesed, kes nagu teevad sellist laimutööd ja sellist sarjamistööd, siis, kes on kohe nagu võtnud endale nagu sihiks selle asja, ma ei usu päriselt, see on kindlasti minu enda isiklik arvamus, aga ma ei usu, et tal on elus kõik hästi. Ma ei usu. Ma ei usu, et tal on suhtes kõik hästi, sest sealt hakkab kõik pihta. Ma just pidin hakkama seda ütlema, et no miks ma peaksin... Oi, nagu sul on chill, kõik on nagu lebo, sul on nagu imeline kaaslane, teil on nagu mõnus koos olla, te saate rääkida, teil on nagu hea olla, miks sa peaks tegema sellist asja, sul ei ole vaja, sa ei tule selle pealegi. Sa tahad pigem vastupidi pigem jagada positiivsust teistele. Mõtled oma kolleegi peale ja siis sa mõtled selle peale, et issand, kui äge, kui tal ka läheks hästi, on ju? Et kui tal oleks ka nii hea, eks ju.
et pigem nagu vastupidi hakkab minu arust see töötama, on ju. Et see tähendab seda, et sellel inimesel ei ole elus kõik väga hästi, kui ta teeb midagi sellist. Kui keegi räägib kellestki taga, siis seal on mingisugune küsimärk on üleval. Pole mõtet küsidagi, kuidas sul läheb, et sa saad juba ise sellest aru. Ja kui see vastus on, et oi, mul on kõik ideaalne, mul on kõik väga hästi, no siis seal on mingi vale sees. Noh, tõenäoliselt. Inimesed küsige küsimusi nagu ise endalt, kui te midagi kahtlast nagu märkate, et see... Jah. Et sellisel tegevusel on alati mingisugune põhjus taga. Alati. Aga jah, nii palju sellest. Saime vist räägitud. No vast saime midagi ikka. Me järgmiseks korraks ka midagi jätma. Aga jagage oma kogemusi, kui teil on ka kogemusi sellises asjas, siis väga hea meelega loeme ja kohtume jälle. Tšau!